Tere, kaunis kuulaja. Sa kuulad Tšanda kanaldust. Nii nagu alles põrgu ja paradiisi kogemise järel juhtub nirvana. Sooja ja külma läbielamise järel rahunemine. Kurja ja hea peekri tühjaks joomise järel neutraalsus. Nii juhtub algusloo ja lõpuloo läbielamise järel lahendus. Energia lahustumine. Mineviku vabanemine. Mineviku taagast vabanemine. Minevik lahustub. Tolle kogemuse põhine minevik lahustub. Meil on vaja julgust. Karma lahti tõmbamiseks. Meil on vaja julgust tarmarajale liikumiseks. Algusloo kogemiseks ja lõpuloo läbielamiseks. Alles seejärel saabub vabanemine. Sinnamaani oleme me põgenejad. Me oleme eirajad, me oleme eitajad. Me oleme ise endale selja keerajad. Me oleme enda rüvetajad, me oleme enda paremaks valetajad. Mitte mingit tähtsust pole sellel, kas me oleme paremad või halvemad. Oluline on see, kuidas me tuleme toime meile antud õppetunnidega. Kuidas me tuleme rattalt tormamisest maha tulemisega. Kuidas me tuleme toime kuulajaks saamisega. Kuidas me tuleme toime endale tõe rääkimisega. On mitmeid kehastusi kestev protsess, et leida julgus
Tarma teekonnale minekuks. Kuidagi oli lihtsam karma rada lahti rebida, sest siis oli unustamisse pudenemine. Justkui ei mäletanud ja justkui polnud vajagi vastutada ja justkui. Ent Tarma tee küsib kõike muud, mida nõudis karmarada. Ta on ärplevast tüübist kuulajaks sirgumine. Ta on ülbitsevast klotist enda keskmesse tulija. Ta on vastu vaidlejast ja põgenemisest paigale jääja. Ta on rusikad püsti endale vastu töötamisest, omale pai tegemine. Ta on oma keha eitamisest enda tervendajaks sirgumine. Me läheme tegema midagi terveks Tarma rajal, mida me tegime katki. Purunenud hingeosasid, lõhkised emotsioone, katki läinud mänguosalisi, oma tükkideks rebitud keha. Narmendavad hinge. Narmendama hinge terveks ravimine on niivõrd oluline, sest ainult läbi tema tervikuks saamisel avaneb tee kõrgema minani. Kuid hingeosad tulevad siis tagasi, kui on julgus traumadele otsa vaadata, sest hingeosad plagasid minema ju traumaplahvatuse ajal. Aga katkine hingeosa ei tule lõhkisesse kehasse. Hinge naasmiseks on vaja tervet pinnast, turvalist pinnast. Teda tuult läbi laskvasse majja pole mõtet kutsuda, sest ta põgeneks uuesti. Ja järgmisel korral teda kätte saada on mitmetes kordades keerulisem. Kui on endiselt jätku huvi uhkustada mitme hämbri kolistamisega ma ühel ajal toime tulen, siis loomulikult on see hea võimalus, aga universaalsest seisukohast mõneti absurdne. Millele võivad järgneda karmid karistused. Elumängust mõneks ajaks eemale tõmbamine. Füüsiliselt katkise keha saamine järgnevaks kehastuseks või lisaülesannete saamine teiste hingede toetamise näol. Universum vajab tasakaalustamist. Tahab seda egoistlik mina või ei taha. Aga kõrgem mina lähtub
ühes hingega, universaalsest koodist ja inimmõistuse käed jäävad siin lühikeseks. Ta võib luua, korraldada uusi seadusi. Ta võib ka neid teistele peale suruda, veenda, et see on ülim tõde. Kuid kui indikaatorist kehani pole jõutud, siis tunne maailma ei avane. Inimesel on visualiseerimiseks, enda minani tulemiseks vaja ruumilist elementi, keha. Organeid, südamkopse, millele läheneda. Visualiseerida südameuksi, mida avada, millest sisse pugeda. Liikuda kopsudeni, mida väiske õhuga täita. Need on peamised elemendid, mis sümboliseerivad elu, elus olemist, elamist. Nendest kaugenemisel ligineme me Lutsiferi maailma. Hingetute Marjamaale. Meie peamiseks kohustuseks peaks olema oma hinge tervendamine. Hinge osade tagasi toomine, tervikuks moodustamine. Keha ette valmistamine. Kui keha, kui kodu, mugavaks vooderdamine, et teele läinud kodu omanik sooviks naasta. Tal oleks seal hea ja mugav olla. Veel enam, et ta sooviks jääda. Et ta ei otsiks pidevalt neid teisi paiku, kus äkki võib olla parem. Meil ei ole vaja ennast identifitseerida mitte kellegiga, mitte millegiga. Identifitseerimine on suremine. Elamine on uuenemine. Igal hetkel uueks saamine. Aina enam enda tundma õppimine. Kui siinses maailmas on kõik muutuv, siis kuidas ma saan ennast konstantselt kellegi või millegiga identifitseerida? Juba järgmisel hetkel oleksin ma vana uudis. Midagi, mis enam ei kehti. Minu identiteet enam uuel hetkel ei kehti. Aga kui ma nõuan ja surun, et minu identiteet oleks midagi, mis on püsiv, siis iga hetkega ma ainult suren rohkem. Siis ma kaugenen oma minast, oma kõrgemast minast, ehedusest, vabadusest. Mis on vabadus? Oma rasketest, oma negatiivsetest emotsioonidest vabaks saamine, traumadest vabanemine. Et ma saaksin olla vaba, vabana armastada mida või keda, kõiksust, iseennast. Aga kuidas ma saan ennast armastada, kui mul on varjul taak? Mingi osa minust teab alati, et kuskil on, ma võin ennast panna unustama, aga info ei kao. Info ei kao lõpuloota. Alles lõpulugu toob
lahustumise. Kui seesmusest kerkib põgeneja, siis on vaja kohale kutsuda teadlikkus, paigale jäämise julgus, keskmesse liikumise südikus. Sest mida enam me laseme pea laiali ennast lapata ringi, otsida lisainformatsiooni, turnida raamatutes, joosta kuhugi, kutsuda rahvast kokku enda korda tegemiseks, seda suuremasse errorisse me läheme. Sest me alateadvus tormeleb ainult selleks, et kihte juurde tõmmata, et ennast veelgi kaugendada. Miski osa meist võib ju tahta lahendust, aga kuna põgeneja hirm on nii suur, siis kiirgab ta välja hirmu, trauma väljatulemise hirmu ja läbi selle kutsub kohale uusi trauma võimalikkusi. Seepärast saab lahenduse üles leidmise asemel temast enda lõhkuja, veelgi suurem enda lõhkuja. Tervenemine võib olla momentaanne. Kuid inimhingele on see ääretult suur väljakutse. Kui nad tarmateele mõtleja või tarmateele mineja on niivõrd endiselt kinni mõistuses, siis läheb ta otsima konkreetset juhtumit. Ülesse mäletama mineviku seika, tahtes täpselt teada osalisi ja tahtes teada, kus midagi juhtus, millisel aastanumbril, kes ta siis oli. Ta otsib endiselt toda identiteeti, et saada mingisugust lohutust mõistusele, et ta vähemalt oli mõni tegija seal. Või leida üles see haletsus, et mängida maha järgmine ohvri lugu. Aga mul ei olnud ju teist valikut. Küll piisaks enda seest raskete emotsioonide väljalubamisest ja töötamisest konkreetsete emotsioonidega nende tunnistamiseks, nende tunnistamisest. Ma kogen praegu vihatunnet. Ma kogen praegu vihatunnet. Ma kogen praegu põgenemise tunnet. Ma kogen praegu ... Esimese lausumise peale võib tunduda, et minus ei ole mingit viha, ma ei karda mitte midagi. Lause on emotsiooni nähtavale tõmbamiseks. Kui iga lausumisega siseneda järjest rohkem kehalisse tunnetamisse, ütelda lauset läbi keha, nii et keha saab puudutatud, keha hakkab lausest vibreerima. Justkui kõik kehaosad, kõik rakud eranditult ütleksid seda sama lauset, justkui tekiks koor, rakkudest koosnev koor, kes lausub. Läbi selle lükatakse välja see vigane rakk, kes on tollest negatiivsest emotsioonist puudutatud, kuhu on trauma takerdunud,
raske emotsioon kivistunud. Kui inimkonnal oleks mahti leida julgus kas või 5 minutiks paigale tulemiseks, avaneks tema sees võimekus lahendada 1/3 kõikidest kogutud traumadest. Kui seda tehtaks üheskoos, siis ühise energia toetusel muutub ühisvälja kood, mis soosib negatiivse välja tulemist. Ent siiani töötab ühisväli suunas enamuses allasurumine. Muutus on juba märgata. Kui me paneksime selle protsentuaalselt võrdlusesse möödunud sajandi, möödunud kümnendi, mõne muu mineviku daatumiga, siis tänane protsent on juba kõrgem kui eelnev neid, kes töötavad selle nimel, et peidus olev tuleb välja. Et vana harjumus toppida ebamugavaid traumasid ja klammerduda identifitseerumisse on nii tugev. Et see võngub ühisväljas endiselt edasi. Kehale lähemale liikumine lõhub mõistust, ego, meelt, kuid tervendab keha. Mõistus ütleb seda, et mida lähemale iseendale minna, mida enam lähemale tulla kehale, seda suurem on suremise ohtlikkus. Aktiveerub surmahirm. Ainukene, kes siin selles situatsioonis surmale läheneb, on ego, mõistus, meel. Ja tervenemisse tõuseb keha, hing. Mõistus, kartes iseenda surma, söödab ta ette petuskeemi, et keha omanik jätkaks kehast eemaldumise teekonda. Mõistus on temaga kaasas käinud terve karmaraja. Nende vahel on tekkinud lojaalsus. Kui tarma uksel tekib kas või minimaalne taiplikkus, et ego suunas liikumine on ennast lõhkuv, siis alateadvus on veel endiselt nii tugev, et suudab inimese kergesti ära eksitada. Kui me siseneme tarma teekonnale, siis sellepärast on oluline keha tervendamine, et kehas saaks indikaator, kes aitab teha vahet tõel ja pettusel, õigel ja valel. Õigel ja valel enda suhtes, tõel ja pettusel enda suhtes.
esmase trauma lahendamisse minemisel võib tekkida arvamus, et keha saab lõhutud. Kuna vana trauma väljatoomine ja lahendamine tekitab kehalised aistingud, kehalise reaktsiooni, milleks on enamasti palavik, peavalud, iiveldus, köha, läkastamine, liigesevalud, lihasvalud, pitsitused, lokaalne kangus kehaliselt, siis võib jääda mulje, et kehasuunaline liikumine on keha lõhkuv. See on keha meetod endast valu välja puhastamiseks, alla surutud saladuste välja vabastamiseks. Tarmataja, kes jääb tarma teekonnale liikuma, harjub üsna pea kehalise reaktsiooniga ära. Nii, et talle saab kehaline reaktsioon kinnituseks, et tehtud töö kannab vilja. Kui keha reageerib, siis on keha talle indikaatoriks, kes annab tagasiside, et on puudutatud õiget valupunkti. Ollakse õigel teel. Ta annab kehale piisavalt aega, ta annab kehale piisavalt koosutust, et keha saaks lõpuni protsessida. Kui keha on protsessimise lõpetanud, uuesti endale jõu varunud, siis läheb inimene uuesti liikvele. Mida enam ta tarma teekonnal edasi liigub, seda enam taandub mõistus. Küll on hetki, kui mõistus ründab, sõna otseses mõttes ründab, sest ta proovib uuesti ennast kehtestama panna. Tema surmahirm läheb nii suureks, et ta püüdlikult ja pingsalt proovib hakata kinni ükskõik millest, millisest õlekõrrest või loopida, ükskõik mis konks välja, et ehk äkki saab ta alles jääda, äkki saab ta oma võimupositsiooni tagasi. Kui me oleme eelnevates kehastustes olnud väga tugevad, võimukad tüübid karma teekonnal, siis on meil äärmiselt keeruline loobuda võimumängudest. Tulla välja enam olemisest, jõulisem olemisest, parem olemisest. Kuigi kaalukausseks skaala annab ka teistpidise aistingu, kui me oleme võimukamad, siis see läbi me kuskil enda osas tunneme, et me oleme nõrgemad. Me oleme enam katkised. Sest karma teekonnal on mindud võimule läbi laipade. Küsimata vahendeid on leitud meetod, et saavutada see miski, mis on tundunud vajalik identifitseerimise, sobiva identiteedi loomiseks, tekitamiseks. Küll oleks tore, kui me saaksime oma keha ühendada stepslisse, millest laadida sisse terve algkood. Kui karmamängu mõte oli unustamine, siis
algse koodi unustamine, siis Tarmo mängu mõte on algse koodi meelde tuletamine, terve koodi loomine, vigaste rakkude välja puhastamine, taastamine, tervendamine. Algse koodini me jõuame läbi valu välja juurimise, sest kood läks rikki sellepärast, et valu sai rakku sisse topitud. Luu tasandile sisse kiilutatud. Me võime kutsuda teadmatust ja mõistuse plära pärdikute lõputuks vadinaks. Aga seni, kuni me talle selga keerame, ennast teda paremaks peame, ta aktiveerub. Ta kisub meid aina enam musta augu äärele, kuni lükkab meid sealt sisse. Pärdiku vaigistamine juhtub läbi iseenda vaikimise. Pärdikule omaselt pläralt maha tulemise. Ja seda kõike saab teha läbi tunnetuse. Kuid tunnetus on seotud alati kehaliste aistingutega. Kehaga. Mis annab signaali hingele. Hing kogeb läbi keha. Hing kogeb keha olemasolul. Kehaväline hing, tal on alles eelnevad aistingud, tunded, kogemused. Aga väljendamisvõimalikkus tal puudub. Selleks on hingel vaja keha. Ka lahendamisvõimalikkus tal puudub. Jah, tal võib olla vahetasand, kus ta teeb tasarikkis lugu, et saada taas õigus varem nii kerglaselt suhtunud kehasse, et talle kingitakse, antaks võimalus uueks kehastumiseks. Et siis tulla oma lugu jätkama. Aga sinnani, kuni ta arvab, et ta on rohkem kui ta keha. Ta on rohkem kui ülejäänud hingeosad. On ta kõigest üks džungli elanikest, kes toiduahelas püsimise nimel ringi kablutab. Me oleme kahel käel läbi sajandite panustanud pärdikute maailma loomisse, tekitamisse.
me ei saa teda ühe korraga ära kustutada, me ei tohigi teda ära kustutada. Meil on vaja teda õppida aktsepteerima. Läbi Pärdiku maailma aktsepteerimise me aktsepteerime minevikku. Läbi mineviku aktsepteerimise tuleb üles mineviku kinnijäänu. Läbi kinnijäänu aktsepteerimise saame me võimalikkuse lihvida teravad kohad siledaks. Ehk võtta sahtlist välja sinna topitu, sellega tutvust teha ja küsida, mida sa vajad. Seekord pakkuda sellele katkisele hingeosale, kes minema läks seda, mida tookord ei olnud talle pakkuda, ei julgenud või ei osanud talle pakkuda. Nüüd pakkuda seda, mida on vaja. Traumasse sattus ju alati keha. Kehaline trauma tekitas hingetrauma. Kuidas me võime arvata, et me saame hingetraumat lahendada ilma keha tervendamiseta? Vaid läbi keha tervendamise me saame lahendada hingetraumasid. Kutsuda koju kaduma läinud hingeosad. Teha terveks purunenu. Et siis liikuda algallika suunas. Kuid mis asi on see algallikas? Algallikas on vaimu kodu. Kõrgema mina kodu. Vaim. See, kes kõige viimasena sisenes kolmainsusesse. Ennem oli hakatud moodustama keha, oli sisenenud hing ja alles siis, kui sünniteedest oli läbitulek, ühines või võttis oma embusesse need kaks elementi vaim. Seepärast me teda justkui otsimegi väljast poolt, aga ta tuli embama väljaspoolt sellepärast, et omanik pööraks tähelepanu sissepoole sellele, mida emmatakse. Sellele, mis on kõige keskmises. See, mis on munarebu, mis on munarebu sees. Mis on kõige sügavamal peidus. Aga selleks tuleb täielikult pugeda oma keha sisse. Ja vaadata üle, mis läks valesti. Omaks võtmisel, tõe omaks võtmisel, reaalsuse omaks võtmisel, valu, hirmu, saadud traumade, tehtud vigade omaks võtmisel. Juhtub nii, et avaneb uks, mis viib algallikale. Aga seda ei ole mõtet otsida väljast, sest see uks, mis viib algallikale, oma kõrgemale minale, asub seespool. Kuid sissepoole saab olla siis, kui on maha lammutatud kõik kaitsemüürid ja vallid. Need seinad, mille vastu kiirendust tahtes pead rammiti. Pole muud vaja teha, kui ükshaaval, kivi haaval müür lahti võtta. Ei ole vaja korraga seda müüri maha joosta või näidelda, et ma ju püüan. Läbi enda vigastamise müüri sisse jooksmisega. Piisab ka piilumisest ümber müüri ääre, mis teisel pool on. Üks kivi maha ja endale aja andmisest, mis teiselt poolt välja tuleb, milline emotsioon teiselt poolt välja tuleb. Me elame emotsionaalses maailmas, me elame maailmas, mis on pandud kokku emotsioonides. Rõõmu ja negatiivsetest emotsioonidest duaalne maailm. Pluss miinus pooled. Meil on mõlemad pooled vaja ära kogeda ennem, kui me saame neutraalsele tasandile minna. Me ei leia tasakaalu ennem, kui me pole mõlemaid kaalupooli
läbi kaalunud, kui me pole mõlemal kaalukausil ringi peale teinud. Liivakell peab voolama ühtepidi teistpidi tühjaks. Ja me näeme läbi iga terakese, mis keskmest läbi voolab. Alles siis saame keskmesse kokku tulla, kui mõlemad anumad on tühjenenud. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.